spordirokker peab olema see, need, kes on nagu päris spordifännid, neil ei piisa millestki vähemast kui heast tasemest. Kui sa ikka ei liigu kiiresti, osavalt, efektiivselt hästi, see ei saavuta heakskiitu ja see on selles mõttes nagu hea siin, et kõik on aus, et sa saad heakskiidu ainult siis, kui sa päriselt tegid hästi või vähemalt andsid oma parima ja paljudel juhtudel ei piisa ka sellest, kui sa andsid oma parima. Spordifänn tahab saada absoluutselt maailma parimat taset, kui sa oled alla mingi teatud taseme, siis see ei saa seda heakskiitu lihtsalt. Ja aga sellel on nagu head küljed ka, et sageli meil on mingi isikliku edu, mingi eesmärgid ja kui me ei ole saavutanud seda eesmärki, siis see nagu painab meid, me pean saama tolle karika või pean nagu saama sellele järgmisele tasemele. Ja kui ma ei ole seda saanud, siis ei anna rahu juba aastaid või midagi. Et mõnikord on need eesmärgid ja need asjad, et ei jäta nagu, ei saa nagu enne järgi jätta, kui sa oled selle saanud kätte. Mul praegu on just see, et mul ei ole ühtegi eesmärki spordis praegu. Detsember tühi täiesti ja fun soccer on ja lastega see lõbus jalgpalli. See töötab ja nad tahavad veel enamat, et liigu edasi või tulgu päris nende maailma. Aga nemad, need teised spordialad, need ongi seal jalgpallis praegu. Mina olen mingi fix limit online pokkeris, aga see töötab kusjuures jalgpalliga päris hästi, et see mingi arusaamine spordist või see pidev rõõmus pingutus või see, et see töötab seal fun socceris ka ja et nad üsiti tahavad seda head sooritust või seda, fun soccer, milline on parim fun soccer, et mina käisin jälle seal JK Volta selle suurel jalgpallipeol ja seekord nad olid teinud veel suurema selle. Ja et milline on parim fun soccer, et see minu meelest see on väga hea küsimus, nad muidugi ei küsi seda konkreetset küsimust, et neil on rohkem, et kuidas see pidu ja kuidas see spordiala tutvustamine, see võiks olla. Aga minu küsimus võib-olla tõesti mõnikord on, et milline on parim fun soccer, et kui siis kõigil on lõbus ja pealtvaatajad saavad nautida ka siis nagu kvaliteetset sooritust. Kuigi ma ise olen nagu vutivõhik või jalgpalli suhtes üsna võõras. Ja siis me siiski saan oma neid mingid teistele spordialadele omandatud mingid omadusi seal proovida rakendada. Ja see töötab hämmastaval kombel, et see saavutab selle nõutud heakskiidu. Ja mina võib-olla keskendukski selle fun socceri arendamisele. Et mind praegu ei huvita võib-olla niivõrd see täiskasvanute liigas mingi osaleda või mingi siuke. Mind huvitab rohkem, et kuidas teha lõbus jalgpalli koos lastega, nii et kõigil oleks lõbus ja pealtvaataja oleks ka lõbus ja ta naudiks enne seda kvaliteetset meelelahutuslikku keskkonda, siis meelelahutuslik jalgpallis võib ja et kuidas seda võimalikult hästi korraldada. Et seda me paar aastat oleme siin teinud seda lihtsalt, aga miks mitte viia see meelelahutuslik jalgpall siis järgmisele tasemele, et proovida. Need jalgpallifännid, need kipuvad seda nii tõsiselt võtma, need tahavad päris sooritusi päris mängudes. Ja see ei ole iseenesest takistus, lihtsalt see latt on veel kõrgemal. Et see ei piisa, et sa üldiselt piisab sellest, kui sa seal kvaliteetselt mingit meelt lahutad, aga et see saavutaks veel kõrgema heakskiidu, kui see tase oleks veel kõrgem,
noh, eks me harjutamise läbi sinna suunas ikka proovime liikuda. Ja, ja minu jaoks on tähtis peaasi, et osalejad naudivad ja peaasi, et pealtvaatajatel on ka natuke lõpus vähemalt. Et kui me vaatame mingi Itaalia A-liigat, siis seal on niimoodi, et sõidab jalgadesse korgid ees ja punased lendavad ja pealtvaataja oigab, et et see, see ikkagi see viga on aga ma saan aru, et miks, neil on vaja seda võitu või mis iganes, aga me meelelahutusliku jalgpalli puhul siis, et proovime seda pigem nagu vältida ja siis on see, ütleme mingi efektid või trikid või siuke humoorikas meelelahutuslik õhkkond on. Ja katsume seda nagu edasi teha. Nende küsimused on sageli väga tõsised, et umbes, et miks meie meeskond või meie lemmikmeeskond ei ole võitnud või et sellega see meelelahutuslik jalgpall nagu ei tegele, pigem meelelahutuslik jalgpall siis proovib pakkuda seda kvaliteetaega inimeste vahel, et kõigil on lõbus ja on meelelahutuslik õhkkond ja on ka sporditreening samal ajal, et sa pead seda, tuleb joosta, et pealtvaataja saaks kvaliteetse elamuse või tuleb seal mingid õhulööke või hüpped teha, et pealtvaataja saaks kvaliteetse elamuse või et laps saaks hea elamuse, näiteks kui täiskasvanu sprindib mõni meeter kas või täie hooga, see pakub lapsele juba elamuse, et vau, et miski liikus nüüd nii kiiresti, et mina ei suuda seda, et see pakub nagu vau, et ma tahan ka selleks saada kunagi, et mind mängiti üle nüüd hästi kiiresti või et see seal on see tasakaalu küsimus, et see on nagu pigem teretulnud, kui sa ei lähe nagu äärmusteni, et see mängite nii üle, et ei saa palli isegi, see on ju mõttetu selles mõttes, aga et sa mängid ta mõnikord üle, et ta näeks, et see on olemas või midagi sellist. Et see saab varieeruda, kui suure pinge sa paned selle lapsele peale parasjagu. Olen mõlemad proovinud ja mõlemad töötab väga hästi. Kui sa ei jõua rohkem joosta, siis tõmbad tagasi ja niimoodi.